Tervist, mina Ravel Viirsalu koos Miina Hind ja paneme teiega episood 12. Jah, et kuhu me oleme siis jõudnud oma eksirännakutel. eksirännakutel. Nojah, et kas me oleme veel õigel teel või ammu. Kui paljud meist on eksinud ja paljud on meist on kindlad, et on õigel rajal. Üleüldse tundub, et me kõik oleme eksinud. Sellepärast, et midagi on äärmiselt viltu siin maailmas ja sellepärast me siin olemegi ja räägime. Ja tõepoolest lähmegi meelega kas või ilma sihita esialgu, sellepärast, et me ei tea veel, milline see õige siht on, eks ole. Ja me lihtsalt kobame teesi, vaatame, milline tee meid õiges suunas võib edasi viia, sest et kogu inimkond ongi eksinud ju. Eks me vaatame, kus kõige paremad need landid ulbivad ja läheme neid uudistama. Ja, kus on kõige maitsvamad marjakesed ja kõige ilusamad need konksud. Täpselt, ja. Miks ma nii ütlesin, et me pole midagi muud jõudnudki inimkonnana veel saavutada kui suure aatomipommi, mille siis ameeriklased rõõmsalt viskasid siis Nagasaki ja Hiroshima peale, eks ole. Ega kogu inimkond tervikuna midagi rohkem polegi veel saavutanud, eks ole. Aga mis on see viga, et ikkagi nii juhtus kord, eks ole. Me ei oska sellele vastust ka eriti anda, eks ole. Et see põhjusi võib väga palju nimetada. Isegi Einstein oli seotud selle aatompomiga ja nii edasi. Ühesõnaga, midagi on väga-väga mäda siiamaani, eks ole. Sest et see aatompomm võib väga kergesti nüüd olla saadetud ka Venemaa poolt, Putini poolt näiteks. Sest et ta on nurka surutud. Ta kaotab sõda Ukrainaga ja tal ei jää mingit muud asja üle. Järelikult siin ikkagi tuleks väga-väga nüüd põhjalikult järgi mõtelda, et mis oli see esimene vale samm, mida inimkond tervikuna, mis vale suunast hakkas minema. Tunnustas ära, kes ta on. Et tähendab, sa ütled seda selles mõttes, et ta nagu unustas ära mõelda iseenda peale ja millised on tema eesmärgid ja tahtmised siin elus. Unustas ära, kust kohast vastuseid leiab. Vastuseid leiab otsides väljaspoolt. Ainult seespoolt. Ainult seespoolt. Täpselt. Ja see on meie hing, meie sees. Ja me peaks tõepoolest mõtlema, et mis siis meie hing nüüd soovib. Me oleme päris palju asju suutnud teoks teha ja oleme igasuguseid kuningriike siin läbi elanud ja esimene maailmasõda, teine maailmasõda. Nüüd oleme siin peaaegu vaata, et kolmanda maailmasõja lävel, eks ole. Tähendab, mis on see põhjus? Nojah, see kolmas maailmasõda võib olla juba olnud, lihtsalt inimesed ei näe kuule ja ei ole raketid ega kuulid, mis on nagu silmi nähtavad. See on nagu palju natukene niisugused. Ja, seda teavad ainult võib-olla need, kes on sättinud ennast Putini kõrvale ja kes loodavad nüüd tema kohta endale saada, näiteks Prigožin. Ja mis on siis siiamaani olnud see suurim eesmärk, mida siis sõdadega näiteks tahetakse saavutada. Oskad sa ühe sõnaga vastata näiteks, et niisama need sõjad ei teki? Eks see ikka totaalne kontroll ikka, et eks ikka seal on järjepidevalt inimesi ikka, kes soovivad kogu maailma võimu endale ja seal pealt arvatavasti on mõned ja võim ja mis võimuga kaasas käib kindlasti, eks ole, mingi asi, et mille jaoks on sõda vaja üldse pidada. Siiamaani on olnud vaja pidada. Et inimesi tähelepanu mujale viia ja kontrolli kehtestada oma võimu ja näiteks Vanas Testamendis on
väga kummaline see Jumala või Jahve kuju, nagu juudid ütlevad Jahve, kes käseb neil pidevalt minna edasi, tappa kõik teised maha, võtta endale nende naised, võib-olla nad jätavad ellu, eks ole, aga kõik teised, kogu varandus ära võtta, kõik ära võtta ja muudkui minna aga edasi ja samamoodi edasi käituda pidevalt. no eks sellel ajal inimesed ei olnud väga palju nagu, ei teadnud maailmast väga nii palju, kui inimesed tänapäeval teavad, võib-olla teadsid neid isegi rohkem mõnes mõttes, aga neil ei olnud nagu internetti ja vanad kreeklased ja, näiteks, ja, eks ja ole. nad lihtsalt omas heinakuuris või kusagil teevad tööd ja Neil oli akadeemia, tegelikult oli akadeemia, neil oli maailma ühed parimad filosoofid, ühed parimad kirjanikud, kus nad praegu on või kasvõi võtame Shakespeare'i. no jaa, Eks aga ole? kui paljud need talunikud ja asjad ikka neid asju loevad. ma mõtlen nii pikka aega tagasi. Näiteks neil oli Sokrates, kes käis igal pool ringi, turuplatsidel ja inimeste juures kõikjal. Meil oli ka Karl. Meil oli üks see, kes rääkis inimestele, hoiatas neid, et kuidas nad elama peaksid ja nii edasi. Ja inimesed viskasid kividega seal turul teda. Ja üks kivi tabas ka teda ja siis selle naise käega juhtus midagi, kes teda viskas ilmselt. eks no ma seletan, mis asi see saatan on. Saatan on lihtsalt üks programm, kes soovib ennast levitada, see on nagu viirus, eks ju. Saatanaid on rohkem kui üks. Saatan on nagu eristus Jumalast ja kes iganes eristab ennast Jumalast ja ütleb, et on nagu eraldi, näeb seal piirjooni maailmas ja tähendusi ja näiteks, et igal asjal on oma sõnaline tähendus ja sellel on piirjooned ja kui inimene tõesti arvab, et need piirjooned on olemas ja tähendused on olemas ja ei näe, mis alles jääb, kui need piirjooned ja tähendused ära võtab, mis siis alles jääb? Jääb üks paras porš. Et me igaüks oleme nagu väike tükike kapsast või lihtsalt väike molekul seal supis. Et ma mingi osa sellest supist. Jah, aga Sokrates oleks kohe tulnud sinu juurde küsinud, mis on Jumal, eks ole. Sest et ta alustas niiviisi oma küsimusi inimestega. Palju raskem küsimus on, mis ei ole Jumal. Et kui sa kogu looduse ja maakera paned, et see ongi Jumal. Jah, et siis on väga arusaadav. Samas võib öelda, et kui Jumalale panna mingi kindel tähendus, siis ikkagi see on kui see on piiratud nagu. Jumal on midagi, mis on pea kirjeldamatu. Ja just see oligi põhjus, muide, üks nendest suurtest põhjustest, miks kohus ja tähendab, seal oli siuke kivikeste panemine, et kas ta on Sokratese poolt või on tema vastu ja siis teda süüdistati selles, et ta noorsugu hukutab, et tal on mingid valed jumalad ja nii edasi, et ta seda teeb ja siis määrasid talle mürgikarika, kus ta siis pidi jooma, aga Sokrates muidugi tahtis inimesi, nüüd me saame sellest juba palju paremini aru kui tol korral, et ta püüdis neile selgeks teha, et enne kui te mingile teele lähete, mingis suunas hakkate minema ja mingitest asjadest endale teete suurimad väärtused siin maailmas, et siis mõtelge järgi, et kas need on õiged väärtused näiteks, et mille suunas te tahate minna ja te olete nagu siin algrakuke, kes siin püüab nüüd akadeemia, me lõime koos, Platon siin lõi ja kõige paremad filosoofid, kirjanikud, me kõik otsime seda, et mis suunas siit nüüd hakata edasi minema. Et me oleme see aluspõhi ja kui ma esitan teile küsimusi, ütleb Sokrates, siis ma küsin selle pärast, et te paremini mõtleksite järgi, et mis suund see kogu inimkonnal olekski õige, et mis suunas minna. Ja see küsimus muidugi ei meeldinud nendele kohtunikele, kes siis tol ajal olid. Et keegi tahab sügavamalt asju aru saada. Keegi tahab lihtsalt pigem just hoiduda
nii tundlikitest teemadest. ja nad ei tahtnud, et nendest räägitakse, aga just see oligi see väga suur ja vale samm, sellepärast et kui sa nendest ei räägi, siis sa ei tea ka, sa ei oska ju. Piirab arengut. Ja piirab arengut, sa ei oska leida seda õiget teed mitte kunagi. Mis on nende inimeste peaobjekt on minu arvates see, et arengu piiramist ja praegult meeleväärsuse mahavõtmist, et inimesed lollimaks, mitte targemaks. Täpselt. Ja see oligi, et Sokrateselt sisuliselt võeti sõnavabadus ära. Ta ei tohtinud küsimusi esitada, ei sügavaid küsimusi, mis inimesi tõepoolest mõtlema pani, nii et nad ei leidnud seda vastust väga kiiresti ja ta hakkas neile veelgi ja veelgi küsimusi esitama. Ja kui meie praegu küsiksime koos Vareliga, et mis on siis need teie suured väärtused, mille jaoks teie elate praegu siin maailmas, et kas teie oskaksite seda öelda või oskate te öelda näiteks seda, et mis on enamus inimkonna, see suurimad need eesmärgid, mille poole nad püüavad. See on tegelikult päris lihtne küsimus, ausalt öeldes. Ja sa oskad sellele, ma arvan, kohe vastata, et mille poole nad püüavad ja mis on juhtunud. Mis on juhtunud, kui Vana-Kreeka oli see, mille peale kogu Euroopa on nagu üles ehitatud ja kus on pidevalt seda arendatud kunsti, kirjandust ja filosoofiat ja nii edasi. Ja mis siis juhtus järsku? Ma arvan, et on püütud üles ehitatud korruptsiooni vabad süsteemi ja seda üleval hoida ja et mingit vabad riiki on püütud ehitada. Ja arvatavasti ka nagu sükest see sõna mingi jah, et korruptsiooni vabadamegi ja no ühesõnaga vabad riik, eks ole, et kus ei tuleks ainult käsklused ülevalt alla ja kes siis ikkagi on siin maailmas need nagu kõige targemad, näiteks Platon ütles, et filosoofid peaksid olema seal üleval siis riikide eesotsas. Ja ta püüdis ise ka minna siis türannide juurde ja kahe juurde, kes valitsesid siis oma riiki ja püüdis neid siis ka veenda, et nad muutuksid ja nad muidugi ei muutunud ja Platon oleks peaaegu oma elu kaotanud, aga me näeme, et tõepoolest siis ka filosoofid, nad tõesti elasid selle järgi, mida nad ise rääkisid ja mida nad kirjutasid oma raamatuid. Nad ei teeselnud, nad ei valetanud kellelegi midagi. Nad elasidki seda kõike. Ja nad elasid ja kui Sokrates vanglas suri, siis ta veel viimane asi, mis ta ütles, et ühele sõbrale seal, et sõbrad olid temaga seal vanglas koos ja et teda moraalselt toetada nagu. Ja siis ta ütles, et mine ja maksa, et ma unustasin kellelegi oma kuke ära maksta, et mine tee seda. Sokrates ütles ühele oma sõbrale. Ja ta oli rõõmus kuni lõpuni ja nii edasi. Miks ta oli rõõmus? Sest sellepärast, et tõepoolest siis ei olnud sõna ja tegu ei olnud lahus nagu üksteisest, nagu praeguses maailmas. Eks ole, me tihtipeale näeme seda valet ja seda, nagu see siin korruptsiooni nimel ja mida kõike tehakse ja täiesti väärtusetute asjade nimel, et neid omistada. Ja mis on see kõige suurem väärtus, mille järgi kogu inimkond tervikuna nagu jookseb, eks ole. Me teame seda ja see on üks põhjus, miks ma panin oma ühele viimasele luuleraamatu pealkirjaks, et tants kuldvasika ümber. Tants kuldvasika ümber, nad sul tuli isegi see kiiremini meelde. Ja see on olnud, tähendab, kuna need õiged väärtused lükati kõrvale. Ja mis on õiged väärtused? Võib-olla me ei hakka praegu seda kõike, võib-olla see tuleb meie jutust välja. Aga hakatigi, tähendab, kõik need sõjad, tohutud miljonid sõjad, mis on maailmas olnud. Eks ole, mitte ainult praegu ei ole siin
Putini sõda läänemaailma vastu ja see võimu haaramine ja kõik, eks ole. Just need kõige hullemad sõjad ongi need, mis ei jää väga silma. Mis kardina taga teed. Ja või mingid aatomipommid, mis siis nagu näiteks ameeriklased ütlesid, ei, me peame kindlasti jaapanlastele nüüd tähendab selle nende rünnaku kätte maksma, mis nad meie laevastiku vastu tegid seal Pearl Harbor või kuidas seda nimetati siin inglise keeles. Ja me peame need pommid neile kaela viskama ja ka Einstein ja suurimad ühed kõik need filosoofid ja teadlased olid kõik sellega nõus. Aga miks nad nõus olid? Näiteks nad olid ka nõus sellepärast, et tema on siis näiteks see aatomipommi looja, tema saab selle kuulsuse endale, rahad ja kõik muud asjad. Ja nüüd me tulemegi selle juurde, et mis on siis muutunud selleks suureks jumalaks, mille poole siis enamus inimkonnast pürgib. Ma ei räägi nendest, kes tõepoolest seal püüavad näiteks Indias ja need, kes püüavad seal leida neid uusi mõtteid ja uusi suundi maailmas, mida mööda inimkond võiks ja peaks käima. Aga see kuldvasikas ja see oli piiblis ka sees ühes, see oli siis Jahve Vanas testamendis, kus siis leiti, et kõik tantsisid selle kuldvasika ümber ja kõik tahtsid endale seda kuldvasikat ju. Kõik tahtsid endale, sest et see andis neile võimu, see andis neile parima elu asjad, andis neile kõige paremad asjad, mida siin maailmas saab üldse omistada. Aga kas Vana-Kreekas taheti neid asju, mis oli kõige tähtsam Vanas Kreekas? Loomulikult vabadus, kindlasti. Ja see, et kuidas õieti ühte riiki juhtida, näiteks olla, tähendab, kui Platon ütles, et filosoofid peaksid juhtima maailma, siis ta oli tal, mingis mõttes oli tal väga õige, et me peaksime õppima, valima neid enda etteotsa, kes on seda väärt, eks ole. Need, kes tõepoolest jagavad asju, jagavad matsu siin maailmas. Mitte nii, nagu praegu Putin näiteks tegi, et talle ei meeldinud millegipärast Ukraina naaberriik ja lihtsalt läks sõjaga kallale ja nüüd on ta nagu lõhkise küna ees, sellepärast, et ta ei arvestanud ühte asja, et Ukraina inimesed on vahetanud oma seda valitsust, nemad, venelased ei olnud kordagi vahetanud, Putin on istunud seal juba kümneid aastaid ja aastakümneid, tähendab kogu aeg seal üleval ja mingid õigeid valimisi pole kunagi toimunud, kus valitsejad vahetuksid, valitsejad heas mõttes. Valitseja ei ole sugugi alati halb, kui me õiged inimesed saame sinna ette otsa valida, aga need peavad olema vabad valimised. Ja ikka läbipaistev ja... Absoluutselt, tähendab täiesti, et kus rahvas saab ütelda oma sõna ja ta teab nende inimeste kohta, kes nad on, mida nad on teinud ja mida nad kavatsevad teha näiteks, eks ole. Ja ainult siis võib nende järgi tõepoolest minna, mitte nii nagu Vanas testamendis on, et Jumal ütleb meile, et minge ja hävitage seal need teised, kõik seal oma naabrid ära, võtke kõik nende varandused endale, nende naised võtke ära ja nii edasi ja see kuldvasikas tähendab sisuliselt oligi siis nagu nende oma, aga mis on siis see tulemus? Mis on see tulemus lõpuks, kui me jätkame oma tantsu selle kuldvasika ümber ja me kõik teeme seda, sellepärast, et kui me näiteks täna vaatame, mis toimub Eestis, me ei räägi sugugi ainult teistest. Me ei ütle, et Eesti on siin nüüd parim ja näide maailmas, eks ole, parim riik ja parimad inimesed, sellepärast, et siin on väga palju vaja veel muudatusi, tõelisi muudatusi. Ja sinu arvates, millised muudatused eelkõige nagu? No siin võiks küll inimesi rohkem nagu
innustada ja rohkem enese eest hoolt kandma ja oma hinge eest, eks ole. keha eest ja hinge eest ja et oleks võimalikult taibukas ja oleks võimalikult hea tervisega, et teeks ise oma uuringuid oma. ja ei usuks mingit pandeemia jutte ja vaktsineerimise juttu, mis tappis palju inimesi ära. Et võiks meediaväliselt ka uuringuid ka teha, et mitte ainult ühest allikast annata kõike infot ja kohe uskuda. Ja et mitte pimedalt uskuda kedagi siin, üleüldse ei tohi kedagi pimedalt uskuda, sellepärast et sõnad on väga toredad asjad, kui me räägime, on ju. Ma ise pigem toetun sellele, et mis on nagu kõige tõenäolisem selles hetkes, et ma toetun sellele. Mis variant on nagu kõige tõenäolisem. Mis praegu toimub, eks ole. Ma mõtlen iga teemaga oma elus, et mis on nagu kõige tõenäolisem, et see on õige variant. Ja kui me oleme mingisse takistusse jäänud mingi takistuse ette, eks ole, siis mitte minna täiesti endast välja, vaid tõepoolest mõelda, et miks. Neid saab lihtsalt võtta kas arenguvõimalusega või lihtsalt kulvatseda, et vai miks mina, et ma olen siuke ohver. Ja, et mida me mõtleme, mida me oleme inimkonnana tervikuna valesti teinud, eks ole. Ja üks asi kindlasti on see kuldvasikas ja kindlasti ka see, et öeldakse ju, et rahvas on kõrgeim võim igas riigis. Et rahva järgi tulebki siis asjad paika panna. Aga tähendab, milline rahvas on siis see õige rahvas jällegi, kui me toetume siin vana Kreeka peale, eks ole, kes esitas küsimusi iga asja kohta. Milline on õige rahvas? Milline peaks olema üks õige rahvas? Minu on endal ettekujutus olnud juba mingi pool aastat, et mina kujutaksin ette, kus kõige toredam on enda peas on kõige toredam olukord selline, kus iga inimene on elutreener oma alal, mis talle kõige rohkem meeldib, et kõik me tegeleme kogu aeg pidevalt enesearengudega, kogu aeg tõstame oma piire kõrgemale, et jõuame piirideni, siis. Ja siis peame mõtlema, et kuidas neid piire ületada, aga kindlasti mitte jah nii, et me veel suuremasse auku näiteks kukume, eks ole. Ja sellepärast, et väga palju on ka neid meelitajaid. Kes ütleb rahvale, tervele rahvale näiteks ütleb, et jah, minge tapke, võtke kõik ära. Teie olete siis maailma valitsejad, teie olete kõige teil on kõige rohkem asju. Need olid hetk tagasi kangelased, kes hüüdsid valju häälega, et kanna maski. Neid võeti kangelasteks paljude inimeste poolt. Eks ole, ja ometi iga mõtlev inimene sai ju aru, et see sõltub tema immuunsüsteemist, kui terve või haige ta üleüldse on. Ja need, kuidas raviti, oli ju täiesti absurd. Nad tehti veel haigemaks oma vaktsiinidega inimesed ja paljud kaotasid, lapsed kaotasid kõnevõime. No see on nii tundlik teema ja ma küll lühidalt kokkuvõttes nõustun küll sellega, et see on ükski vaktsiin siin terves ajaloos pole kuigi kasupoole. Ja, et püüame parandada loodust, mis meie ümber on. Loomulikult iseendid, me oleme ka looduse osa, iseendid püüda paremaks teha ja vaadata kriitiliselt iseendale näkku, eks ole. Ja mõnikord enesekontrollida. Ja, et väga kasulik peaks olema, täpselt. Nii et püüame siis, aga loomulikult tähendab ühesõnaga võtta seda ka niiviisi, et väljakutsena, aga õige väljakutsena, et mismoodi siin ilmas elada, eks ole. Ja see on meie kätte antud. Ja ma tean, et igal rahval nagu vanal Kreekal oli ükskord võimalus ju olla number 1 maailmas. Ta oli väike riik, eks ole, aga temast sai number 1, mille peal siis Euroopa Liit tekkis. Ja kui õige või vale praegu ka see Euroopa Liit on, ka seda tuleb vaadata, ÜRO-d ja kõiki neid teisi suuri organisatsioone, et nad ikka õieti
edasi tegutseksid, eks ole. ega väga pikalt seda kõike ei peagi ju lõpuni analüüsima korraga ja kohe, sellepärast et kindlasti on väga-väga neid palju küsimusi, mis tuleb siis veel ära lahendada, aga pimesi ei maksa mitte kedagi uskuda, ei maksa neid juhte uskuda, kes teid tõesti viivad otse kuristikku, kus hävib kogu maailm, eks ole. ja me oleme selle kuristiku ette juba jõudnud, eks ole, on viimane aeg peatuda ja hakata tõesti mõtlema, et kuidas siis see õige elu peaks välja nägema. no et hea viis oleks lihtsalt, esimesed sammud oleksid lihtsalt paotada lihtsalt korraks aeg-ajalt kõrva oma kehale. et ma näiteks tutvustaksin teile ühe harjutuse. et ühe korra päevas loovutage 1 minut, 1 minut päevas, ma arvan, et mõni teist ikka võib-olla leiab endale 1 minuti päevas, kus te lihtsalt pöörate tähelepanu iseendale. nii palju tähelepanu oma kehale, oma sisemisele maailmasele, väline maailm võtta täitsa välja. ja lihtsalt taju kogu oma keha, 1 minut, võite võtta stopperi, panna käima äratuse juurde. ja siis võib-olla küsida endalt, milleks mina elan siin maailmas, eks ole. mingi üksainus küsimus näiteks. no minu arvates seda aga see on hinges, eks ole, see ei ole väliselt. aga see minu arvates, mis ma püüan kirjeldada, on see, et alguses tood oma tähelepanu võimalikult palju iseendale, sellele kehale, keha tunnetusele, kuidas. ja pluss hingele, eks ole. hingele. ilma siis, selleta me oleme hukas tegelikult. ja siis lihtsalt keskendud oma kehale ja keskendud hingamisele. ja sa hingad väga sügavalt 4 sekundit sisse ja siis 8 sekundit välja. ja et oleks hea, kui hoiad kinni paar sekundit, et niimoodi 4 sekundit sisse. ja korrata seda terve minuti, hingates sisse, välja ja ainult 1 minut päevas ja ma võin suht lubada, et elu läheb ja see on see meie immuunsüsteem, eks ole. ja sellest tuleb väga kõrge immuunsussüsteem selle ühe minutiga loovutatud päevas. ja palju muid häid tegurid tuleb sellest 1 minutist, et ma arvan, et kui te soovite endal mingi seal on väga palju nii-öelda ravimeid väljas, mis teevad väidetavalt ravivad, aga ma arvan, et mul on müüa siin tasub 0 euro eest lihtsalt üks tehnika, kus lihtsalt minut aega pöörad tähelepanu iseendale ja lihtsalt keskendud hingamisele. ja see ei ole sugugi midagi siukest halba, tähendab, see on see, et te püüate endale ikkagi mingid vastused, tähendab ka siin leida, et mina olen siin ja milleks ma siin olen, kõik need küsimused tulevad ka paratamatult ju juurde, on ju, eks ole. ja et kes ma olen, mida ma peaksin tegema. sealt võib saada väga huvitavaid vastuseid ja alati ei pea vastused olema suure seina peal kirjutatud tekstina, et mõnikord sa saad nagu teatud tunnetusi ja mingit igat sorti tajud neid vastuseid. Sest praegu me oleme jah kuristiku ees, kus me tõesti midagi peame hakkama nagu tõsisemalt siin elus võtma, mitte tõsisemalt, et mitte käia tõsiste nägudega ringi, vaid tõepoolest tähendab sisuliselt tõsisemalt, et milleks ma olen siia sündinud. näiteks naljakas on see, et mõnikord, kui ma tänaval ringi ootan ja mul tuleb mingi hästi naljakas asi meelde ja ma hakkan naerma järsku niisama. ja siis ma järsku taipan, et panen tähele, et üks inimene on üsna lähedal minule ju mööda ootamas. siis ma kähku peidan selle naeratuse surve, näod tere ja ainult siuke. tõsise näoga. kas sa nägid mind naeratamas? ei, ma ei naeratanud.
ja et naeratame rohkem ja ühesõnaga igale rahvale, igale riigile on antud võimalus tõusta jälle nagu kunagi tõusid vanad kreeklased. Igal rahval on võimalik oma ideed välja pakkuda, nagu ka ükskord Eesti tegi kunagi. Ja mida siiamaani Putin järjest kordab kogu aeg, et me kaotasime 91. aastal kõik need Balti riigid ja nii edasi, nii edasi. Aga see oli Balti riikide vaba tahe olla vabad ja ise oma elu korda sättida. Ma lihtsalt ütlen, et igal rahval on võimalik, nii nagu spordivõistlusi peetakse, nii on ka rahvastel võimalik üksteisega võistelda nii kultuuris ja täiesti kõikides asjades. Kirjanduses, kunstis, muusikas, teha midagi, et maailm oleks rõõmsam ja parem paik. Me saame tuua erinevaid külgi nagu, et igal riigil on omad nagu kultuur ja lähenemine maailmale. Igaüks saab täiendada maailma, et küll käib jutt, et nagu sellest, et piirid kõik ära kustutada riikide vahel, et kunagi võib-olla saab sellest kõik üks suur riik, aga ma arvan, et kas tõesti maailm on selleks juba valmis? Ja et need piirid pole selles mõttes loomulikult ei tohi niiviisi, et kuskil elab üks väike rahvus ja siis saata sinna miljoneid ja miljoneid inimesi. Isegi praegu näiteks Hiinas on niiviisi, et seal lapsi väga vähe sünnib isegi ja nii edasi. Tähendab, las need piirid ei takista, tähendab kunsti ja muusika ja kirjanduse levikut. Tähendab, on olemas väärtusi, mida tõepoolest tasub leida ja millega tasub võistelda ka teistega. Aga see, et mul on raha rohkem näiteks kõiki, kogu maailma ära osta ja oma seadused seal paika panna, siin on midagi täielikult mäda. Absoluutselt, eks ole, korporatsioonide juhid ja... Mingi piir võiks ikka ühel inimesel olla, et ta ei saaks nagu tervet maailmat ära osta. Ja, et sellega me võib-olla täna siis tõesti lõpetaks ja vaatame, mis saab edasi. Eks ole, et see lihtsalt on väga huvitav vaadata iseenda sisse ja ka rahvana edasi minna koos. Jah, et julgege, see vajab väga palju julgust. Kõige viimane koht, kuhu inimene julgeb vaadata, on iseenda poole. Et see vajab palju julgust, aga samas sealt leiab kõige rohkem arengut ja kõige põnevamaid taipamisi ja õpinguid. Ja nii, et ärge kartke Sokratese moodi iseendale ka kõiki neid küsimusi esitada, mis teid huvitavad ja küll te leiate vastused. Ja me aitame ka nii palju siin kaasa, kus see vähegi võimalik. Katsetage mingi nädal aega 1 minut päevas, lihtsalt keskenduge oma enda kehale, tajuge oma keha nii palju kui võimalik. Ja siis see minut aega lihtsalt hingake sügavalt sisse, sügavalt välja, tajudes oma kopse ja lihtsalt keha tunnetust. Ja kindlasti te leiate tee, mingi uue tee oma hinge. Kindlasti. Mis aitab teil kõiki raskusi ületada. Aga jah, täna võib-olla tõesti me natuke teistmoodi lähenesime asjadele. Me rääkisime isegi päris palju tervise teemal täna. Ma arvan, et see siis lõpuks ometi sai tehtud, et 3. episoodi. Ja vaatame, mis maailm edasi teeb ja mis on halvasti tehtud siiamaani, siis püüame sellest nüüd nendest väärtustest ja valedest asjadest rohkem lahti saada, mis me siiamaani on teinud, eks ole. Nojah, et ära solgitud väärtused uuesti väärtuslikuks tuua ja need, mis... Ja nende järgi hakata elama, eks ole. Et seal mõned väärtused, mis meile antakse, on hoopis
miinused, mitte plussid. valeväärtused ja. aga jah, sellega me tänaseks oleme ühel poolel ja pange teie ka täie rauaga edasi. Teie rauaga. ja. Kõike head, nägemist 13. episoodis. Ehk 1 minut päevas hingamist ja mis korrani.